Tänane Tervise Progressi saade on väga mitmeski mõttes eriline. Esiteks ei ole täna mina intervjueerija rollis. Ma olen siia kutsunud armsa Liisi Parkeri, kes on muutuste coach, aga eelkõige hästi soe ja armas inimene, kellega on mõnus seda vestlust pidada. Ja selle vestluse eesmärgiks on jagada enda lugu, jagada enda progressi, kuidas olen mina erinevatel terviseteemadel jõudnud siia, kus ma täna olen. Ja ma olen hästi põnevil, kuhu see vestlus viib, sest ma ju tegelikult täpselt ei tea, mida Liisi minu käest küsib. Tere, Liisi! Tere, Helle! Aga vahetame siis osad. Mul on hästi suur tänulikkus ja kuidagi selline aupaklikkus olla siin sinu suurtes kingades, sest see, kuidas sa oled Tervise Progressi üles ehitanud, on täiega imetlusväärne ja mul lihtsalt nii hea meel sind täna intervjueerida. Nii et tere tulemast omaenese podcasti, Helle Tõnts! Aitäh kutsumast! Kuidas on tunne olla enda podcastis külaline? Väga veider, sest tegelikult ma ei ole ju enda lugu üldse jaganud, on ju. Ja eks ma olen ju käinud ikka erinevates kohtades rääkimas, natukene siit-sealt jaganud enda mingisuguseid taipamisi ja kohti, kust ma olen läbi tulnud. Aga see on huvitav jah, et see on ju minu saade, et väike ärevus on nagu ikkagi sees, sest ma tõesti tegelikult ei tea, millest me täna siin räägime, on ju. Ja samas hästi suur põnevus, sest ma olen ammu juba tegelikult tahtnud avada rohkem seda, kust mina olen tulnud, mida ma olen läbi teinud, mis mind siia on toonud. Et põnev ja ärev samal ajal. Aitäh, et sa jagad seda. See on oluline koht sellepärast, et kui me oskame märgata oma emotsioone, oma tundeid, siis on kuidagi hea ka nendega toimetada. Palun räägi, mis on see sinu sisemine kutse? Kust sa jõudsid selleni, et sa tahad oma lugu jagada oma enese podcastis? Miks see sulle oluline on? Ja see on tegelikult tulnud kahest kohast. Üks on see, et ma olen kuidagi saanud mitmest kohast signaali, et aga sina oledki ju nii positiivne inimene ja sellist elujõudu täis ja kuidagi kusjuures ma kuulsin seda sama lauset 2 tundi tagasi ka. Et justkui võiks arvata, et sa oledki kogu aeg olnud selline. Ja ma tahan tegelikult täna võib-olla siin avada seda, et see ei ole üldse nii olnud alati. Et muidugi mingid iseloomuomadused on mul alati olnud, mis on tänaseni minuga kaasas, et ma olen kogu aeg olnud selline positiivne hakkamistäis, vähemalt väliselt on ju. Ja ka tihtipeale võib-olla ise teadmata, et see on väline. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Et sa kuidagi toimetad, ma mäletan veel, et ühes töökohas siis ettevõtte omanik ütles, et Helle, et tihtipeale öeldakse, et kui inimene naerab või naeratab hästi palju, siis see on tema kaitsemehhanism, et kas see on sinu kaitsemehhanism. Ja sellel hetkel ma tõesti siiralt arvasin, et ei ole. Ja mingis mõttes ma arvan, et ma ei valetanud ka endale. Aga kuna ma olen kui sa rääkisid siin, et oi kui tore, et sa tead, mida sa tunned ja mõtled, siis ma olin sellel hetkel nagu super emotsioonide allasuruja ka. Et tegelikult ma ju ei teadnud, mis minus sees toimub tegelikult. Ma ei lasknud nagu negatiivsel üldse, või mitte negatiivsetel, aga rasketel tunnetel endas üldse nagu kuidagi esile kerkida. Ja sellepärast ma olin ka kogu aeg happy papi, mis siis, et tegelikult sees oli väga suur ärevus, on ju. Et see on üks pool rääkida seda poolt, et tegelikult see ei ole alati nii olnud, et see mõtteviis, mis minuga täna kaasas käib. Ja teine pool, sest mul on lihtsalt inimesed öelnud, et aga ma ei tea sinu lugu, et jube põnev oleks kuulda, et kuidas sina oled erinevatest terviseväljakutsetest läbi tulnud? Aga hakkame siis otsast arutama seda sinu elu lõngakera ja sa tõid juba sisse ühe sõna väljendi ärevus, mis on tegelikult ka meie ümber hästi palju kajastatud, seda on palju näha, inimesed sellega tegelevad. Milline on olnud sinu teekond ja kokkupuude ärevusega? Ja vot see on põnev küsimus selles mõttes, et ega ärevus käib ju kõigiga kaasas, see on väga loomulik emotsioon. Kui sa lähedki näiteks podcasti esinema või kuskile lavale, eks see ka mõnes mõttes näitab, et sa hoolid, on ju, kui sinuga tuleb see ärevus kaasa. Ja selle ärevuse ma tundsin alati ära. Et ma olen
üle 12 aasta turundusagentuuris töötanud, see tähendab, ja väga palju ajast sellest on olnud see, kus ma olen käinud kas esitlemas midagi, esinemas, kliendi kohtumistel mingi juhtkondade ees on ju, no ikka seda ärevust nagu on olnud. Ja selle ma tundsin ära ja siis ma arvasin, et see on see ärevus, millest kõik räägivad. Ja hakates tegema tööd iseendaga ja õppides, mis päriselt ärevus on, kuidas see tegelikult on koht, kus su närvisüsteem ei ole rahulikus seisundis, mis on sinu keha istingud tegelikult, kui sul on ärevus, siis ma sain aru, et vot ma olen see tüüp siis, kes sõidab kogu aeg maantee peal, kogu aeg on tempo taga ja ise ei saa absoluutselt aru, et siin sees on pidev selline ärevustunne. Ja see oli siis selline asi, mis ma ausalt ei teagi kaua see siis minuga kaasas käis, kuni ma lõpuks päriselt hakkasin aru saama, et okei, see ongi ärevus. Ja see ei ole mul kaasas siis, kui ma lähen esinema. See on ka siis, kui ma lähen magama. On ju? Ja see on ka siis, kui ma lähen töölt koju, kui ma tõusen hommikul ülesse, et kui ma mingi hetk ikkagi õppisin ennast maandama ja kuidagi sain tunda, mis päriselt rahuseisund tähendab, siis ma ei ütle, et ma ei ole seda varem tundnud, aga kuna ma ei ole seda varem teadlikult tähele pannud, siis pigem oli see, et okei, nagu ma oskan nüüd vahet teha, et enamik aja ma tegelikult peaksin ennast tundma nii, aga kuidas ma ennast tegelikult olen tundnud, on ju? Et seal on nagu väga suur vahe olnud. Kas sa paned näpu peale ka sellele hetkele elus, et kuidas sa hakkasid aru saama, et sa ei ole nii, nagu sa oled seni arvanud või mis on sind seni saatnud? Kus see muutuse koht toimus? Vahel on nii, et inimeste elus juhtub midagi või ma ei tea, kaotatakse töö või läheb keegi lähedane ära. Saad sa näpu peale, mis sinul see hetk oli? See hetk, mis mind raputas, oli see, kus ma olin tiimijuht ja ma olin täiesti enda intuitsioonile vastu töötanud viimased aasta aega. Mul oli vaja teha väga keerulised otsused ja minus teiste inimeste arvamus ja teistele inimestele meele järgi olemine ja neile mitte meelehärmi valmistamine, see käis mul nii tugevalt minuga kaasas, et öeldakse inglise keeles people pleasing on ju, et see tegelikult nii tugevalt lõhkus mind ja ma olin rase, ma olin äkki 5. või 6. kuud rase ja tööl oli hästi keeruline. Ma olin nii pikalt iseendale vastu töötanud ja ma ei julgenud siis ka teha neid otsuseid enda päris nagu sisetundest lähtuvalt. Ja kogu aeg mõeldes, mis teistel on, kuidas teistel on, kas ma teen ikka õige otsuse. No tead, see õige otsus, see on ju alati meil see, et nagu, mis meid hoiab nii tihti tagasi. Ja see lihtsalt näris mind nii tugevalt, et ma siis üks õhtu, mul oli sellel hetkel, me võime sellest kohe ka rääkida, et kuidas ma muidu magama jäin oma ärevusega, aga sellel õhtul oli tõesti nii, et ma nagu rappusin ärevusest ja ma ei suutnud ennast rahustada. Et mitte midagi, mis ma tegin, mis tavaliselt nagu töötas, mis oli ka täiesti ebaterve, mis ma siis tegin, mitte midagi ei töötanud ja ma ei saanud hingata ja ma sain aru, et mul on mingi ärevushoog ja ma olen rase, mul sees elab inimene ja ma ei oska ennast toetada. Et see oli see kõige raputavam koht, kas ma oskasin kohe pärast seda teisiti, et ei osanud. Ja ma arvan, et see, kuidas ma õppisin ennast siis lõpuks toetama, võttis ikkagist aega kindlasti üle poole aasta, kui mitte aasta, võib-olla rohkem isegi. Et see tuleb, vaata see vaiksed muutused tulevad vaikselt ja märkamatult, et kuniks ma üks hetk jõudsin selleni tõesti, et kohe, kui ma tundsin enda sees seda tunnet, mida ma olin nagu väga teadlikult pikalt prioritiseerinud, et ma märkaksin, et ma siis kohe leidsin enda jaoks sobiva nagu maandamisviisi. Ja iga päev oli see erinev maandamisviis ja vahest üks ei töötanud, siiamaani on ju, vahel ei tööta hingamine ja sa pead midagi muud tegema. Et see progress on nagu, kuidas ma ikkagist nagu ärevusega tegelen, on nagu siiamaani kestev, et mingid hetked on sellised, kus ma endiselt, ma arvan, et see oli alles 4 kuud tagasi, kus istun diivanil ja nii tugev ärevus tuleb peale,
ei saa aru millest, saan aru, et alateadlik, teades on ju, kuidas see inimese alateadvuse kõik töötab, siis ma saan aru, et alateadlikult midagi mind on nüüd niimoodi trigerdanud, rahustada ei oska. Liikumine ei aita, hingamine ei aita, on ju. No, et rääkimine on ju, räägin oma mehele, et nagu mul on selline olukord, on ju, ja ma ei saa aru. Ja siis lihtsalt jälle saad aru, et mingisugune asi praegu väga tahab tegelemist, on ju. Ja siis tulebki võib-olla leida hoopis teisi tehnikaid, kui lihtsalt see, et sa ennast maandad, on ju. Et ma lõpuks tunni ajase nagu teadliku tegevusega sain selle maha. Aga kui mul ei oleks seda mitmeaastast praktikat seal taga olnud, ma ei tea, millal ma oleks sellest ärevust ja milleni see oleks viinud. Võib-olla see oleks jälle mingisuguse ärevushooni viinud, on ju, sest kes teab. Aga jaa. Enne kui me läheme nende tehnikate juurde, mida sa praegu kasutad ja võib-olla siin ka kuulajal midagi head enesele kaasa haarata, siis oled sa valmis avama ka seda, mis olid need sinu varasema elupraktikad, kui sa ei olnud veel nii teadlik? Millega sa siis ennast püüdsid kas rahustada või kuidagi viia teisele lainele või? Tööl ma rahustasin ennast söögiga. Ma teadsin väga hästi, kus kohas need kommid on meil kontoris ja mul oli tihtipeale väga hiliseid õhtuid, sest mis siis, et ma tegelikult ju teadsin seda, mida ma võib-olla järgmisel päeval või kuskil konkursil esitlen, siis tööalaselt ma olin hästi tugev perfektsionism, mida ma hiljem sain teada nagu enda kohta. Ma sellel hetkel üldse ei teadnud seda, et ma võisin nende slaidide kallal ikkagist istuda niimoodi, et ikkagist istud seal ja tegelikult on ärevus suur ja siis ikkagist ainuke asi, mis mind maandas, oli magusa söömine. Ja trennis ma siis ei käinud teadlikult stressi leevendamas, ma käisin kehakaalu langetamas, on ju. Ja õhtuti, kuidas ma oma muremõtetest ja üldse mõtetest ja ärevusest lahti sain, oli see, et meie magamistoas oli aastaid läpakas, kust käisid sõbrad, sest Sõbrad on selline seriaal, kus mul on kõik osad peas sõna-sõnalt ja ma ei pea mõtlema ja see on lihtsalt nii lõõgastav. Ja ma panin selle peale, ma võisin 5 minutiga magama jääda. Ja ma mäletan seda hetke, kui meil sündis laps, siis mul oli nagu see esimene küsimus, nüüd ma ei saa ju enam sõpradega magama jääda, et kuidas ma üldse uinun. Sest need korrad, kus ma olin proovinud magama jääda ilma sõpradeta, mingi hetk ka see suure paugu teooria on ju, siis ma ei suutnud oma mõtteid vaigistada. Ja kuna ma sellel hetkel ka absoluutselt ei teadnud unest mitte midagi, on ju, et ma ju jäin lõpuks magama ja ma magasin ju hommikuni, on ju, et aga kui kvaliteetne see uni oli, on ju. Et ma ei teadnud sellest maailmast midagi, mul oli lihtsalt peaasi, et mu ärevus nagu, ma ei teadnud, et mul ärevus ka on ju, peaasi, et ma magama jään. Ja siis, kui ma olin lapse saanud ja enam sellist varianti ei olnud, et läpakas on meie toas, sest et ometi, kui sul laps on ja siis sa ju endal tehnoloogiat tuppa ei too, on ju. Enda jaoks ju neid asju ei ole vaja teha. Et siis ma hakkasingi kuidagi mõtlema, et aga mis värk sellega on siis, et ma ei saa õhtuti magama jääda ja siis nagu ma mäletan esimene selline raputus oligi mu jaoks Matthew Walkeri Why We Sleep, miks me magame raamat ja tema podcastid, siis mul oli nii, et uni mõjutab nii palju või et ei olegi ainult oluline, kui pikalt ma magan või et sealt hakkas see lumepall siis veerema, kus ma hakkasin hoopis teise külje alt vaatama oma ärevust ka, aga ka oma une sellist kvaliteeti. Kui ma kuulan sind, kas ma saan õigesti aru, et sa lihtsalt mingil hetkel tuli sul kuidagi see hetk, kus sa said aru, et niimoodi enam edasi ei saa ja siis sa hakkasid nagu kuidagi otsima või hakkasid su teele tulema need nagu see raamat ja mingisugused uued võimalused? Ja ma olen päris esimene koht, kus ma mõtlesin, et oi kuule, et aga tervisega vist natuke tasub tegeleda, on see, kus mul oli hästi pikalt, tegelikult aastaid oli seljavalud ja ma mõtlesin, et mul on skolioos on ju, ma mõtlesin, et skolioosist, istun kogu aeg, et ilmselt sellest. Aga ma tegin tegelikult väga palju trenni, siis kui inimesed rääkisid, et sul nagu peab olema kõhulihased on ju, selle jaoks, et sul ei oleks seljavalusid, siis mul on nii, et aga ma teen ju kogu aeg trenni, et nagu mis värk on ju. Ja kuni üks hetk siis nagu keha ütles nagu nii tugevalt ei,
on ju, kes ei ole lugenud Gabor Mate raamatut Keha ütleb ei, siis hästi tugev lugemussoovitus. No Keha ütles ikka niimoodi ei, et see viis, kuidas sina täna trenni teed ja üldse liigud, hoiad oma füüsist, absoluutselt enam ei sobi mulle, oli see, kus siis ma olin kodus pikali nädal aega põrandal, magasin, olin, mees pidi mind, ma ei tea isegi ausalt, ma isegi see on selline udu kogu mu jaoks, et kuidas ta mind vetsu sai ja mingi hetk ma ei saanudki vetsu, et mul pidigi kiirabi tulema, tegi süsti, et ma saaksin pissile minna, on ju. Ja siis ma ei julgenudki seal süüa ega juua, sellepärast, et see nagu vetsus käik oli kõige õudsem asi minu elus, on ju. Ja siis ma olin seal põrandal ja seal oli mitu mõtet. Üks on see, et midagi ma olen nagu väga valesti teinud, et midagi on, mida ma ei tea. Ja teine oli see, et aga on palju inimesi, kes tegelikult ongi sellises olukorras juba oma tervisega, kus on väga raske muutust ellu viia, sest nad on juba nii sügavas põhjas. Ja siis ma mäletan seda mõtet, et miks peab meiega midagi juhtuma selle jaoks, et me midagi muudaks. Kuidas ise täna sellele küsimusele vastaksid? Täna ma olen teadlikult otsustanud, et ma ei taha oodata seda hetke. Mulle see väike raputus, mis oli osade jaoks väike, osade jaoks suur, see väiksest raputusest nagu piisas ja teisest sellest rasedana ärevusoost, on ju. Et ühelt poolt füüsilise tervise raputus ja teiselt poolt vaimse tervise raputus, mis tegelikult on nagu kuulates kõiki inimeste nagu murekohti ja sümptomeid on, mina tean täna, et need olid väikesed raputused. Mulle nendest piisas, ma lihtsalt otsustasin, et ma hakkan ennetama, on ju. Et mina enam ei taha nii ja ma ei taha isegi nagu seda väikest raputust enam. Et ma saan aru, et ma kõike elus mõjutada ei saa, aga nii palju, kui ma suudan mõjutada, nii palju ma nagu mõjutan. Et siis, kui ma leidsingi läbi pärast seda seljavalu saagat, siis leidsin Pilates enda jaoks, siis ma esimest korda hakkasin üldse nagu aru saama, et okei, keha tegelikult annab väga hästi lugeda, kui sa talle tähelepanu pöörad. Mul oli imeline Pilatese treener, Kristina, kellel on Pilates stuudio Tallinna Kadriorus, on ju. Ja kuna meil oli hästi väike grupp, meil oli 4-6 inimest vahest, ma olin üksinda seal, siis ma sain ka väga personaalselt tähelepanu ja läbi selle ma ka tõesti õppisin nagu oma keha tundma. Ja siis mul oli nii okei, nii suur maailm avanes mu ees, mida ma ennem kunagi ei teadnud. Ma olin lihtsalt käinud trennis, nagu mehed käivad. On ju, mis vahet pole, mis kuutsükkel on, kas sul on energiat, kas sul on stressi, peaasi, et sa käid trennis, sest sa oled öelnud, et sa käid trennis umbes 5 korda nädalas. Ja siis sa lähed sinna trenni, ükskõik, kas sul on energiat, kas sul on tahtmist, siis surud ennast sealt läbi, selline täiega mees energias. Ja aru saamata, et tegelikult kogu selle aja jooksul jah, ma võisin nagu teha trenni, sest ma tahtsin kaalu langetada, aga siselihaseid ma nagu absoluutselt ei treeninud, mis lõpuks minu nagu seda skolioosi arvestades oli väga vajalik. Sellel hetkel ma veel ei teadnud ka seda, et seljavalud ei ole ainult füüsilisega seotud, on ju, et seal on väga palju stressi ja kõike seda poolt, vaimset poolt. Aga ja see on see, kus mul päriselt nagu esimene mutter hakkas jooksma, siis see ärevushoog rasedana oli teine ja kui ma jäingi lapsega koju, siis 3. hästi suur raputus minu jaoks oli see, et selle aasta jooksul, kus mina olen kodus õnnelikult oma lapsega, mu tädi oli väga raskelt haige, et tal vähi tõttu põhimõtteliselt, ma ei tea, kui palju tal sinna soolestiku üldse organeid alles jäeti, on ju. Vanaemal oli soolevähk, onu käis südamehaigusega haiglas ja sa lihtsalt vaatad seda ja mõtled, nagu, kas sa tahad elada tervelt kaua või sa tahad lihtsalt kaua elada või kui kaua sa üldse tahad elada. Ja teades, kui vastik oli olla seljavaluga korraks nädal aega maas, siis kui vastik on elada vähiga. On ju. Ja ma tegingi sellel hetkel kuidagi ka, siis hakkaski elu mulle veeretama asju, sest ma ta kuidagi avasin oma maailma sellele, on ju. Et ma otsustasin ära, et ma tahan oma tervist hoida ja siis ma hakkasingi märkama erinevaid kohti. Ja ma tegin sellel hetkel, mu sõbranna saatis mulle, et kas sa tead, et Geenivaramu teeb tasuta analüüsi teatud vähitüüpidele. Ma olin selleks hetkeks avastanud endale juba soolestiku mikrobiomi maailma, aga ma ei saanud jämesoole vähi tõenäosust teha, sest ma ei olnud piisavalt vana selle jaoks.
ma ei hakanud tegema nahavähi analüüsi, on ju, sellepärast, et selleks hetkeks ma olin juba ka käinud seal kontrollis ja saanud aru, et ma olen seal riskigrupis. Pole mõtet siis geenide järgi hakata vaatama, kas ma olen riskigrupis. Ja mõtlesin, et okei, ma vaatan, kas ma olen rinnavähi riskigrupis. Ja siis, kui see test tuli tagasi, oligi, et 70% tõenäosust, et sul on tulevikus rinnavähk, et kõik nagu põhimõtteliselt viitab sellele, aga sa saad seda ennetada, et sest tegelikult geenid määravad ära maksimum 10% sellest, kas sa päriselt nagu mingi haigus sul avaldub või mitte. Ja siis ma lugesin seda, et mis sa siis kõik ära teha saad, on ju, noh, ongi puhas elustiil. Ja siis sellel hetkel ma ka nagu otsustasin, et okei, ma saan aru, ma näen juba oma perest, mul ei ole vaja tegelikult seda geenianalüüsi, ma näen oma perest, et tegelikult noh, et emal on kilpnäärmega on ju probleemid, vanaemal vähki levib, on ju südamehaigusi levib, et ma näen seda tegelikult ka, aga noh, millegipärast mul ikkagi oli seda testi ka vaja, on ju, et saada veel üks tõestus veel, on ju, mis on ka hästi inimlik ja kuidagi nagu, et mul on ikka neid tõestuseid vaja, et ma pean ennetusega tegelema. Aga sellel hetkel jah, mul oli kuidagi nii, et see sisemine otsus oli hästi tugev, et mina teen endast kõik oleneva, et see ei viiks selleni. Ma ei saa väita, et mul kunagi ei tule seda ühtegi rasket haigust, aga kui ma saan sinna midagi teha kõikide oma teadmiste põhiselt, siis ma teen. Ja ma otsustasin ära ka selle, et ma ei tee seda perfektselt. Sest teades selleks hetkeks, et mul on seda ärevust ja ma kipun nagu minema asjadega hästi nagu sisse, siis ma kuidagi, jah, teades, et ma tahan olla hea ema oma lastele, on ju, et tahan teha tööd, mis mind nagu toidab, olla hea abikaasa, siis ma teadsin, et ma ei saa ju ainult tegeleda sellega, et ainult mahetoit, kogu aeg kindel õige liikumine, on ju, kogu aeg unetunnid, et ma oskaksin ka lasta lahti sellest, et ma ei tee kõike. Ja ma arvan, et see oli nagu üks suurimaid nagu murdepunkte ka selles mõttes, et kui ma hakkasin selle pilguga vaatama ka teadusuuringuid ja kuulama nagu kõiki neid podcast'e ja lugema neid raamatuid, mida ma lugesin sellel hetkel, et ennast nagu kuidagi viia sinna lainele, siis ma sain aru, et see on tegelikult ongi the way to go. Sest lõpuks sa muidu muretsed, sul tekib terviseärevus tegelikult, on ju. Olgem ausad, et sul tekib terviseärevus, sest maailmas on nii palju asju, mida sa tervise jaoks teha saad ja siis kõik räägivad, et see on kõige õigem ja sa ainult seda pead tegema. No nii ei saa mitte keegi elada, kui sa ei ole just 100% tööl biohackerina. Tundub, et sellesse terviseärevuse retsepti ei ole sisse kirjutatud oma keha kuulamine, saan ma sinust õigesti aru? Ja sinna tõesti ei ole see kirjutatud sisse. Ja sellise tasakaalu otsimine. Sest tegelikult ongi lõpuks ju kõik tasakaal. Et mina täna ka, ma tean, et kui ma paneksin kirja, ma põhimõtteliselt ma arvan, et ma suudaksin peaaegu perfektse nagu valemi kirja panna, mis on nagu see õige toitumine minu jaoks. Sest sinu jaoks on see võib-olla teine. Enda jaoks ma oskaksin selle kirja panna. Kas ma toitun selle järgi alati? Ei. Aga kui mingi osa minu vundamendist, muust tervise vundamendist läheb tasakaalust välja, no näiteks uni, mida väikelastega ema ei saa alati mõjutada, on ju, üllataval kombel, siis ma tean, kuhu ma pean selle fookuse panema ja mis ma siis teistes vundamendi kohtades pean arsenalile kuidagi nagu rohkem käiku võtma, on ju. Et selle taga on ikkagi see õppida tundma iseennast, mis minul töötab, mis sinul töötab. Ja sa rääkisid siin mitmel korral sellisest minu silmis hästi tugevast mõjutajast nagu otsuse jõud. Et kui sa jagad oma lugu, siis sa päris mitmel korral ütled, et sa otsustasid nii. Mida sa ütleksid kuulajale täna, kes tegelikult on selle koha peal, kus ta saab aru, et ei ole väga hästi? Et saaks paremini ka iseenda jaoks, saaks paremini magada, võib-olla teha paremaid toiduvalikuid. Sinu lugu on, et sa kogesid, said enda jaoks selgelt aru, et mida sa ei taha ja siis tuli see otsus. Aga kui nüüd keegi on selle koha peal, kus tal on nagu segadus, et mis ma teen siis, kus ma pihta hakkan, kuidas see mindseti muutmine käib? Mis on sinu retsept? Minu retsept, ma ütlen hästi palju minu jaoks on küll, otsus käib kaasas kõigega. Et see peab olema hästi tugev sisemine otsus. Ja mida ma olen tähele pannud, igale otsusele eelneb koht, kus ma võtan endale aega.
ja mõtlen need asjad enda jaoks läbi. Sest kui ma lihtsalt ütlen, ütleme nagu 6 aastat tagasi nüüd ma lähen dieedile. Ma olen paar kilo juurde võtnud, ma lähen dieedile. Siis see on nii lühiajaline, see ei ole üldse läbimõeldud otsus, on ju. See ei ole, isegi sellele taga ei ole, kehakaal, see ei ole koht, mis päriselt liigutab inimesi pikaajaliselt. Sest muidu meil oleks kõik saledad siin ümberringi. Et jah, see häirib paljusid, aga see ei ole põhjus, miks sa tegelikult lõpuni välja lähed sellega, kui see lihtsalt niisama häirib sind. Sest kui see oleks asi, mis drive'iks inimesi tõesti, et need paar lisakilo või rohkem on ju, et mingid riided ei lähe selga, siis see motivatsioon sealt tagant ei läheks nii kiiresti ära, on ju. Aga, ja siis ma tegingi otsuseid lihtsalt nii, et jah, davai, ja siis ma võisin olla hästi nagu distsiplineeritud mingi aja. Ja siis, kui mott kadus ära, tavaliselt siis, kui valu kadus ära, on ju, siis lasid jälle nii, nagu tahtsid, on ju, sest seal ei olnud nagu suuremat nagu enesehoidmise nagu mingid motiivi taga. Ja täna, jah, mis ma olen nagu märkanud, on see, et kui ma teen enda osas mingi otsuse, siis ma olen hästi tugevalt, kas tunnen seda sisetunnet, ja siis isegi kui see on täiesti ebaloogiline otsus. Näiteks ma olen astunud mingitesse programmidesse, on ju, mis maksavad väga palju minu maailmas. Aga sisetunne on lihtsalt nii, et hell yeah. Siis ma lihtsalt nüüd täna kuulan seda ebaratsionaalset otsust. Aga see ei ole ka selline asi, mida ma oleks võib-olla usaldanud, ma ei tea, 6-7 aastat tagasi. Üks on see sisetunne ja teine on see, et kui ei ole ma just sellises keskkonnas, kus tõesti see sisetunne karjub ja, siis ma võtan selle aja, kas kirjutan päevikusse, mulle hästi töötab see, et ma lähen lihtsalt loodusesse jalutama, viskan mingisuguse küsimuse õhku enda jaoks, on ju. Ja siis lasen selle lahti ja vaatan, mis siis nagu tuleb. Ja selline nagu mõtteviis, et aga mis siis juhtub, kui ma seda täna ei otsusta? Et kuhu see siis tegelikult välja viib. Sest see on see asi, miks ma tegelikult ju üks hetk otsustasin tervisega üldse nagu tegelema hakata ja seda prioriteetseks seada. Kui ma lihtsalt kujutan ette ja mul ei olnud isegi vaja ette kujutada, ma lihtsalt vaatasin oma peres ringi, üldse ühiskonnas ringi. Et inimesed, kes on 60, on haiged, energiat ei ole, aga nad on alles 60. Ja siis sa vaatad mingisugused 85-aastased tädisid, kes jooksevad maratoni. See ei ole sellepärast, et nad on kuidagi mingi eriliste geenidega sündinud. See on sellepärast, et neil on mõtteviis paigas. Ja neil on mingi tugev motivatsioon seal taga. Ja nad on otsustanud, et see on see, kuidas nemad oma 85. sünnipäeva tähistavad. Mitte see, et see lihtsalt kuidagi juhtus. Nad on otsustanud nii. Ja kui neil on see otsus seal taga, ja piisavalt enesearmastus, et mitte minna selle otsuseni nagu lõhkumise teed, vaid tõesti ennast kuulates, austades, siis nad saavadki 85-selt maratoni joosta. Ja see on see, mida ma siis nagu hiljem olen ka kasutanud, aga kui ma praegu ei tee seda otsust, mis see minu jaoks maksma läheb? Sest tihtipeale ka coachingus on nii, et mul on hästi suur huvi tulla nagu coachingusse, aga mis see maksab? Ma võin sulle selle summa öelda, aga mõtle ise enda jaoks läbi, mis see maksab, kui sa ei tule. Ja üleüldiselt kõikide nende asjadega tegelikult on nii. Aga mis see sulle maksab, kui sa seda ei võta ette? Ja, ma kuulen siin taga ka hästi vahva kuidagi tuli mul üles see mõte, et sa ütled, et see 85-aastane, kes jookseb maratoni, et ta on nii otsustanud, et see ei ole juhuslikult juhtunud. Aga kui ma mõtlen, mis meil nagu ümberringi kuidagi kipub olema see mentaliteet, et seda vist peetakse normaalseks, et see 60-selt oledki ülekaaluline, ei ole energiat, juba hakkavad mingid haigused. Isegi selline klišeelik lause, mida väga tihti kuuleb arstide käest on, et see vaadake passi, et mis te imestate, et siin on need ja need asjad. Ja mis siis, kui me tegelikult hakkaksime teadvustama seda, et meie võimuses on seda mentaliteeti muuta
kui meie valime teisiti, nii nagu sina, see sinu sõnum on, tänu millele sa siin ilmselt, mis sind kutsub maailmale nagu jagama seda, kui oluline on see tervis, et see tegelikult on meie enda kätes. See on täiega meie enda kätes. Ja ma arvan, et see jagunebki mitmeks etapiks, et on inimesi, nagu mina olin, kes ei ole seda lihtsalt kunagi teadvustanud, et ma peaks üldse mõtlema tervise peale. Ja see on sellepärast, et kõik on ju lill. Ma võisin terve öö juua alkoholi, minna kell 6 magama, järgmine öö samamoodi. Ma võisin teha suitsu. Ma nagu absoluutselt ei mõelnud, mida ma sõin. Ma tean isegi ühte ööd, kus me sõbrannadega sõime 4 Big Mac heinat ära. Praegu ausalt ma ei kujuta seda ette nagu. Aga see on lihtsalt see, et kuna keha on nii tugev noorena, siis sa ei mõtle selle peale üldse. Siis mingi hetk tavaliselt 30+, 35 keha enam ei jaksa. Ja siis ta hakkab sulle nagu teada andma, et talle ei meeldi. No siis hakkad võib-olla mõtlema, et natukene nagu peaks on ju oma tervisega tegelema. Ja siis ongi täpselt see osa siis umbes seal 35-60-ni, kus tegelikult keha annab täiega sõnumeid juba, et ta ei jaksa midagi nagu valesti, aga me ei kuula seda piisavalt tõsiselt. On ju, sellepärast, et see valu ei ole piisavalt suur. Osadel tuleb 40-selt mingisugune krooniline haigus on ju, ja osadel ei tulegi, sest nende geenid selles mõttes on ka neid head kaardid nagu kätte mänginud on ju, et võib-olla tõesti miks öeldakse, et ei nagu see dieet ja siis magamine ja stress, et see ei ole üldse oluline, et mul see onu seal, et mul endal ka vanaisa nagu äkki ta oli 70, kui ta suri ära niimoodi, et ta oli nagu räme korsten, ta jõi palju, on ju, aga ta pani ikkagi nagu lõpuni välja, on ju. Et küll kopsuvähki suri lõpus, aga noh, ikkagist nagu kõva nagu maavend, et nagu ikkagist väga tugevalt pidas vastu. Ja aga võib-olla tema geenid olid ka väga palju nagu tugevamad. Ma tean täna, et kuna ma olen oma geenianalüüsid ära teinud, on ju, DNA analüüsid, siis minul on tegelikult ikkagi päris kehvad kaardid nagu kätte mängitud. Aga noh, see ei tähenda seda, et ma pean siis ootama seda raputust, et ma jäängi nüüd mingisugusesse kroonilisse haigusse, et ma päriselt hakkaks endaga tegelema. Sest ma tean ka neid inimesi, kellel on reaalselt diagnoos, aga nad ikka ei suuda nagu prioritiseerida tervist. Et noh, see ongi, inimesed on nii erinevates kohtades omadega, on ju, ja see ongi täiesti normaalne, et aga mida varem me hakkame mõtlema sellele, et see, mida ma täna teen, omab väga-väga suurt rolli selleks, milline ma olen 30 aasta pärast, on ju, sest diabeet ka, arstid ütlevad sulle 10 aastat võivad sulle öelda, et sul on näidud korras ja siis järsku sa oled diagnoosiga 2. astme diabeedis, on ju. Aga kas me peame tõesti ootama seda 2. astme diabeedi diagnoosi? Et ei pea, on ju. Ja võib-olla see ongi see kõige raskem koht, nagu mida murda. Ja selle murdmine käib hästi tugevalt mindseti kaudu. Ja see ei ole see, et no nüüd ma hakkan oma mõtteviisi muutma nagu. Et see ongi järjepidev, mida ma ka coachingus hästi palju teen ja mida ma näen, mis tõesti toimib, on see, et mida rohkem ma pööran endale tähelepanu, märkan enda keha, märkan oma mõtteid, kuidas ma endaga räägin, mismoodi ma toimetan, miks ma nii toimetan. Seda suuremaks tegelikult, noh, see on võib-olla selline nagu klišee lause, aga seda suuremaks muutub see enesearmastus. Ja mida suurem on see enesearmastus ja eneseväärtustamine, seda lihtsamalt sa teed neid otsuseid. Seal ei ole enam vaja sul nagu mingi ulme motivatsiooni taha. Siis tuleb see otsus selles mõttes, et jah, sa korra mõtled selle enda jaoks läbi. Et no näiteks, et kas ma hakkan vahelduvpaastu tegema. Sa mõtled enda jaoks need plussid, miinused läbi, teed researchi on ju, ja siis otsustad nagu, aga sa otsustad selle põhjalt, et sa tegelikult lõpuks tunned, et ma kurat armastan ennast lihtsalt nii palju, et ma nagu see ongi minu motivatsioon on ju, et ma lihtsalt tahan nagu hästi kaua nautida seda ilusat elu, mis meil siin on elamiseks on ju loodud. Et see kõik tegelikult algab mõtteviisist. Ma just oma liikmelisuse grupis ka jagasin seda, et tervenemisel on oma siis hierarhia on ju, ja selle hierarhia esimene samm on mõtteviis. Et see on tegelikult see, kus kõige suuremad muutused algavad. Ja see on ka kaal, ükskõik mis su sümptomid on. Sa pead, tegelikult on nii palju selles, kuidas me mõtleme. Me ise ju sinuga ka, alles eelmine nädalavahetus on ju, käisime Laitse Graniitvillas, kus härra Kangro siis tegi meile tuuri ja tema ju ka seal oma köögis ütles selle lause, aga mina otsustasin, et mina elan hästi.
ja siis ma kuidagi nii kõnetas jaa, sest see on meie otsus, kas me oleme terved, kas me elame hästi, kas me oleme rõõmsad, kas meie elus on nagu head suhted, kas meie töö on rahuldust pakkuv. See on hirmus teha neid muutusi, ma üldse nagu ei väidagi seda, sest minu jaoks on ka väga paljud asjad väga hirmsad olnud, mis ma olen teinud. Aga see on meie otsus. See on alati meie otsus, meie valik. Olen mina väga vähemalt veendunud selles. Ma ei tea, kuidas sina seda tunned. Ma väga resoneerun ja noogutan siin usinasti kaasa sellele, mida sa räägid. Ja olles ka ise olnud tegelikult elus sellises kohas, kus oli hästi palju segadust ja mäletan, et ei olnud midagi nii lihtne seda otsust teha, sest selline tunne oli, et see on nagu see paratamatu. Mul oli selline ohvri koht. Ja võib-olla kui keegi kuulajatest on ka selles kohas, et ma ju teeks ja saaks, aga tead, siin on need ja lapsed ja töö ja mis siin kõik segab, siis sina oled täna health coach, eesti keeles tervise arengu treener. Võib-olla sellest vaatenurgast jaga seda, et miks näiteks sinu abi, miks health coachi abi võiks kasutada sellises kohas, kui keegi näeb, et ta on keerulises kohas, tahaks teisiti, aga ise päris ei saa. Proovid ja jälle kukud tagasi. No iga inimese jaoks tema rakendab seda tegelikult erinevast kohast, aga mis ma ise näen, ongi see, et me elame oma mullis, oma maailma pildis ja me lihtsalt ei oska tihtipeale näha võimalusi. Ja läbi selle coachi peegelduste ja küsimuste ja tööriistade sa tegelikult näed nii palju rohkemat, mis on sinu jaoks võimalik. Ja teine, mis paratamatult on üks hästi nagu suur osa, on see, et issand, kui tore, et meil on see tund aega, et ma saan korra võtta iseenda jaoks. Ja just hiljuti ka üks klient ütles, et mis ma kõige rohkem naudin meie selle juures on ja okei, ma olen nii palju nagu arenenud ja kõik on ju, aga lihtsalt see, et mul on see kord nädalas või kord 2 nädala jooksul, kus ma vaatan ka korra tagasi, siis sa käsed mul vaadata tagasi, et mis on juhtunud nagu nende 2 nädala jooksul positiivset. Sest muidu on nii, et ma ei ole nagu midagi teinud, on ju, sest see on ka hästi tihti nagu lause, mida ma kohe kuulen, midagi siin 2 nädala jooksul nagu ei olegi juhtunud ja siis loetakse ette umbes 10 asja, mis on nagu enda jaoks ära tehtud, mida varem ei ole tehtud, on ju. Ja siis on ka see, et nagu toome need nähtavale ja hakkame märkama ka neid väikseid asju, mida sa tegelikult teed enda jaoks. Sest nii lihtne, see on nagu bioloogiliselt juba nii, et me oleme nagu negatiivsusele nagu kaldu ja nii lihtne on nagu mitte märgata seda positiivset. Ja ühelt poolt ongi, et võib-olla siis sul on need tööriistad, sul on nagu koht, kus peegeldada, saada teist perspektiivi, vaadata sügavustesse, mida sa ise ei oska enda sees nagu avastada ja teiselt poolt see, et tõesti hakata märkama ka neid väikeseid asju, mis sa tegelikult teed. Sest tavaliselt on niimoodi, et kuskil 6-7 sessioon on nii, et issand, ma olen nagu tunnen ennast nii hästi ja niimoodi on ju. Ja siis on juba meelest ära läinud, mismoodi oli alguses on ju. Et siis, ja siis kuidagi on nii, et aga see ei ole ju niisama juhtunud, sa oled teinud 3 kuud väga, väga tublisti tööd, aga ma olen ju teinud nii väikseid asju. Ja siis mul on ju ka nendes väikestes asjades ongi see võlu. Nagu need ei ole üldse, nagu mind ajab, ma nüüd lähengi kohe hästi särama ja nii, et mis mind nii õudselt nagu, mida ma naudin, ongi see, et nad ei tee üldse nagu mingid väga suuri muudatusi. Need on väikesed asjad, aga need on õiged asjad. Ja siis nagu neil tundub, et nad ei tee midagi, siis nad ei tähtsusta seda, on ju, sest ainult suured asjad nagu ju elus nagu muudavad, on ju midagi. Siis mul on nii, ei. Et kui ma podcastis kogu aeg ütlen väikesed sammud, väike nagu üks samm, on ju, siis see võib kõlada nagu mida sa ajad, on ju, et või siuke nagu lihtsalt mingisugune lause. Aga võib-olla coaching, kus sa lihtsalt nagu tegelikult lõpuks saad aru, et okei, päriselt ka need väikesed sammud toovad suure tulemuse. Jaga natuke seda kohta, sina oled coach. Mis see coach teeb ja mida sina teed oma vastuvõttel? Sest ma olen märganud ka ise coachina seda, et meile pakutakse tegelikult coachingu nime all väga palju erinevaid teenuseid, sealhulgas ka sellist mentorlust ja teinekord nõustamist. Et mida sina teed ja mis on see eripära, miks just coach valida? Mina olen kindlasti traditsioonilisest coachist erinev. Mina ikkagist pakun ka nõustamist. Ja see on väga lihtsalt sellepärast, et kuidas sa tead, mis edasi teha, kui sa tegelikult tervisest näiteks midagi ei tea. Et siis ma tihtipeale nagu mitte nõustan, ma ei kutsu seda nõustamiseks, vaid informeerimiseks, ütleme siis nii. Selle jaoks, et sa saaksid teha teadliku valiku,
siis sul on vaja selleks infot, ma teen sulle kiirkokkuvõtte sellest, mis on minu info minu peas, on ju, või siis kuskil ma olen üles filminud, lasen sul midagi vaadata, on ju. Et noh, näiteks, et mis on veresuhkrusõbralik toitumine, ma ei hakka selle jaoks võib-olla nagu coaching'u ajal aega kulutama, aga noh, et vaata kodus ülesandena, et vaata see läbi ja siis sa saad teha natuke teadlikuma valiku järgmine kord, kui me eesmärke seame. Aga üleüldiselt, ma ei tea, kuidas teised health coach'id toimetavad selles mõttes, et igalühel on oma stiil. Aga miks ma näiteks oma kooli valisin ka, üks põhjuseid oli see, et nad kogu aeg ütlesid, et we'll take all the guesswork out of it. Ehk siis üks hästi suur asi, mida nad tegid, nad olid arstide, psühholoogide, terapeutidega pannud kokku sellise terviseanalüüsi. Ehk siis, kui klient tuleb sinu juurde, siis ta täidab, minu juurde tulebki, et siis ta täidab tegelikult hästi põhjaliku tervise ankeedi ära. Ja see koosneb väga paljudest erinevatest külgedest. Seal on spirituaalsust, elustiili, sümptomeid, varasemaid traumasid, on ju, kõike sellist asja. Ka toitumise elustiilipäevikud, mida ma tavaliselt ei palu täita, aga selle jaoks, et ma saaksin aru, kus klient täna on, siis 3 päeva ma seda palun. Ja selle põhjalt ma tegelikult vaatan, et mis on need juurpõhjused tegelikult, mis võivad olla siis tänaste selliste nagu murede taga. Ma ei ütle seda kliendile, et mis mina enda paberi peal olen üles kirjutanud, mis on nagu olulised teemad, mida me võiksime puudutada. Ma lihtsalt ei kanna seda sellepärast inimesele kohe ette, see võib olla hästi ülevoolavalt palju. Aga me hakkame kuskilt pihta. Ja tavaliselt ma ütlen nii, et paar asja, millest mina alustaksin, on näiteks see ja see. Kumb sulle tundub, et võiks olla see, millest sa tahaksid alustada? Ja siis sealt me hakkamegi nagu minema, et ütleme, et see on tihtipeale toitumine, millest soovitakse alustada, siis võib-olla esimesed paar sessiooni ongi hästi toitumispõhised, aga hästi kiiresti me tegelikult liigume sealt edasi nagu mindseti peale, sest me ei saa lihtsalt niisama nagu toitumisega mitte midagi muuta, sest seal ei ole kunagi ainult toitumine. Ja siis ma vaikselt nagu vaatan, mis mul seal need nõudsid on, jälle toon mingi uue teema lauale ja inimese vestlustes tegelikult ka mingid sõnakasutused enda kohta, mida nad ütlevad. Tihtipeale me võtame ka need ette. Et ma märkan, et sa ütled enda kohta kogu aeg, et ma tegin jälle nii lollisti. Või mingid sellised nagu tühjad, väiksed nagu laused, millest tegelikult saab minna väga sügavale. On ju? Ja mis võivad hästi suure muutuse tuua. Ja kui ongi reaalselt võib-olla selline nagu tugevam sümptom on seal juba kilpnäärme diagnoos üsna ukse taga, on ju, et siis muidugi on natukene nagu konkreetsemad plaanid, mida me lähme, aga kui on lihtsalt see, et nagu vingerdab kuskilt, nagu mingi toolijalg on kuskilt nagu paigast ära, et siis on natuke nagu sujuvam sõit ja sellisem nagu, et vaatame, mis sul praegu üles tuleb sessiooni käigus, mis sul on 2 nädala jooksul üles tulnud ja tihtipeale kuidagi ma alguses olin täiega nagu ikka, ma arvan väga paljud, et ma pean oma tööd tegema korrektselt ja õigesti. Ja siis ma nagu jälgisin neid mingisuguseid koolist antud nagu mingisuguseid struktuure ja üsna pea mul oli ikkagi see, et Helle, nagu sa oled aru saanud, et intuitsioon on nagu põhiteema, et miks sa siis intuitsiooni pealt ei lähe ja kohe, kui ma selle switchi enda peas tegin, siis nagu ka mu coaching'u kvaliteet nagu muutus, on ju. Et aga üldiselt ongi nii, et kui inimene tuleb, siis me lepime kokku, et kuhu me tahame jõuda selle koostöö lõpus, et kuidas see siis millal sa pead seda edukaks, seda koostööd, on ju, või mis see peab olema selle jaoks juhtunud ja siis iga nagu kohtumise lõpus me seame sellise minisammu nagu, ja siis ongi see, et see võib tunduda nagu, ma proovin seda väikest asja, on ju, ja siis lõpuks mingi hetk sa avastad, et need ei olnudki tegelikult üldse väiksed asjad, et ja nende coaching'ute ajal sa võid ka saada selliseid taipamisi, mis võib-olla isegi selle sessiooni ajal ei tundu nii suur taipamine, või siis sa lähed tavaellu ja siis sa nagu näed asju, mida sa varem lihtsalt ei näinud. On ju? Sest tervis on füüsiline tervis, on vaimne tervis ja spirituaalne tervis. Ja spirituaalne siis suhe iseendaga, suhe teistega, suhe loodusega. Ja kui üks nendest toolijalgadest logiseb kogu aeg ja on hästi lühike, ega sa tegelikult siis ei ole tegelikult terve ja sa ei oska ka võib-olla näha neid kohti, et kui sa muidu ainult vaatad uni, toitumine, liikumine, on ju, aga see ei ole kõik, see ei ole kogu tervis.
ja tihtipeale põhifookus minul vähemalt tervise coach'ina läheb tegelikult mindseti peale. Ja see on äge. Mulle täiega meeldib see. Räägi, kuidas jaguneb vastutus? Mille eest sellel teekonnal vastutad sina coach'ina ja mille eest vastutab klient? Kuidas sina seda näed? See on ka koht, kus on tulnud ikkagist läbi õppe nagu see, et ma hakkasin võtma vastutust. Ja tegelikult see ei läinud väga kaua, kus ma otsustasin ära, et see nii ei toimi. Et mina ei saa vastutada selle eest, mis klient kohtumiste väliselt teeb. Et minu vastutus on see, et me liiguksime selles suunas, kuhu ta tahab jõuda. Minu vastutus on see, et ma annaksin talle tööriistu, mis aitaks teda edasi, et ma küsiksin küsimusi, mis aitavad teda edasi. Aga et see päriselt muutuks, see on ikkagist kliendi vastutus. Ja ma mäletan, ma käisin Anu Saagimi selles saates Puuduta mind ja siis ta küsis, mille eest ma siis maksan, kui sa mind terveks ei tee, on ju. Ja siis ma korraks nagu kiilus kinni ja siis ta kaassaatejuht oli Dali ja siis Dali ütles, sa maksad shortcuti eest. Ja siis see nagu selles mõttes ongi nagu natukene nagu õige ka, et sa võid ju kobistada neid enesearengu programme ja raamatuid, aga sa teed seda esiteks üksi ja mida ma ise ka olen tähele pannud, et kui ma näiteks tegin koolis mingid neid tööriistu läbi, on ju, mis meile seal anti, mida ma nüüd ka kasutan, teed üksi läbi, no ei jõua sinna kohta. Kui teed sellise siis oma selle koolikaaslasega, on ju, meil olid coaching'u paarid, on ju, ja me tegime neid harjutusi koos läbi, sa läksid lihtsalt nii palju sügavale kui versus üksi tehes, sest teine inimene oskab sind avada nagu, kui tal on ka oskused selle jaoks, ta oskab avada kohti, milles sa ise alateadlikult oled kinni. Et sa lihtsalt ei luba, su alateadvus ei luba minna võib-olla mingitesse kohtadesse, on ju, üksinda, sest see on nii ebamugav. Aga kui teine inimene seda kuidagi toetab turvalises ruumis, siis sa julged. Ja tegelikult sealt nagu hästi suured nagu muutused ka sünnivad. Et tegelikult selles mõttes on õige, et sa maksad shortcuti eest, et sa lihtsalt jõuad sinna nii palju kiiremini. Et see tee mind korda kuidagi toob ka mulle üles selle mentaliteedi, mis jälle väga paljuski meie ümber levib seoses tavameditsiiniga. Kui minnakse arsti juurde ja selle patsiendi esimene soov on, et kirjuta mulle mingi tablett, et seal ei olegi seda kohta, et hakata ise vaatama, mida mina enda jaoks teha saan. Et see on ühest küljest jällegi mõistetav, et see võib olla selline mentaliteet ja jällegi, nii nagu sa ütled, me saame ise seda ju valida muuta, et see on võib-olla, mulle tundub, et tänase episoodi üks kõige kandvamaid sõnumeid, et kõik on tegelikult meie enda kätes. Ja paratamatult täna me oleme sellises olukorras, et meil ei jää ka muud üle. Meil lihtsalt arstisüsteemi ei võimalda arstil jagada kõike seda infot, mis tegelikult arsti peas on olemas. Ja sa mõtled tegelikult, mis töökoormus neil on iga patsiendi jaoks 10–20 minutit. Mida sa teed selle jooksul? Sa heal juhul nagu üritad üldse aru saada, mis seis on ja sa isegi seal ei saa minna süvitsi. Sa ei küsi kunagi, ei küsi perearst peaaegu, on ju, et aga mis su elus üldse toimub praegu? Et mis vaimne stress on ju? Või mis iganes on ju. Tal ei ole selle jaoks aega ja isegi kui ta teab, et see on oluline, siis ta lihtsalt ei suuda seda sulle pakkuda. Ja paratamatult lihtsalt ei jää muud üle, kui ise tuleb see vastutus võtta, kui sa päriselt hoolid sellest, kes sa oled, kaua sa elad, kui hästi sa elad, kui tervena sa elad, mis eeskuju sa näitad oma lastele, et juba see näiteks, mis teste teha, see on ju ka arstisüsteemis selles mõttes väga suuresti kinni, et nad peavad ka ära põhjendama, miks nad teevad mingisuguseid teste meile. Ja selle 10 minuti jooksul nad võib-olla ei jõuagi selleni, et tegelikult siin tuleb sügavamale vaadata. Kui sulle just juba ei karju keha nii kõvasti, et sul tegelikult ilmselt on juba diagnoosiseisund või nagu kohe oled sellele väga lähedal. Et kui sa tegelikult oled ju enam-vähem terve, sa oled lihtsalt väsinud, mis on väga suur sümptom, et keha ei ole terve, siis arstil on tegelikult piiratud võimalused üldse siis nagu aidata sind. Et siis paratamatult peab lihtsalt ise ostma mingisuguseid teste ja hakkama ise nagu panustama ka rahaliselt sellesse. Et me lihtsalt oleme täna sellises seisus, kus kind of ei jää mitte midagi üle muud, kui ise võtta see asi enda kätte, kui sa päriselt tahad ennast toetada. Kui sa päriselt tahad ennast toetada, seda võiks ka tõmmata suure punase või roosa juti alla, et see iseenese tahe päriselt võtta see vastutus. Ja ma arvan, et kui sa küsid kellegi käest, kas sa tahad ennast toetada, siis kõigi vastus on jaa. Aga kui sa küsid, et 10 palli skaalal,
kas sa teed, et nagu 10 on nagu maksimum, mida ma enda jaoks ära saan teha. Ja 1 on see, et ma ei tee midagi, on ju. Et kui sa ausalt seal skaalal oled ja kui sa oled 5, 6, aga miks ma olen 5 või 6? Mingil põhjusel ma nagu ikkagi piisavalt ei hooli endast, et 10 nagu panna. Ja see ei ole üldse nagu sellepärast, et ma olen kuidagi nagu minul on midagi viga. No, väga suure tõenäosusega oled sa elus teinud läbi mingisuguseid suuremaid või väiksemaid traumasid, on ju, millega peab ka tegelema selle jaoks, et sa jõuaksid 10-ni. Et me oleme kõik mingisuguse taustaga, on ju. Minul on oma keerulisem taust, on ju, millest ma olen läbi tulnud, on ju. Kõigil on see lugu erinev. Ja kui sul ei ole see 10, et ma teen 10-st 10, siis miks see nii on? Et siis tasub sellele hakata üldse otsa vaatama, on ju. Et siis ma arvan, et kui ma lihtsalt küsin, kas sa tahad enda eest hoolitseda, siis kõik vastavad jaa. Aga mine sinna nagu natukene rohkem sügavamale sisse. Et mul tundub, et anname selle ka siit kuulajale kaasa, et ükskõik kus kohas omadega oled, kui teadlik, kui palju tegelenud, siis alati saab vaadata, et kus ma saan veel edasi minna, veel rohkem enda eest hoolitseda, veel rohkem valida, ise vastutada. See mainisid, et meil kõigil on oma lugu ja me oleme täna rääkinud väga palju kehast, sellest meie sõbrast, kes on meile siin kehastuses antud, et me saaksime seda inimkogemust kogeda. Räägi, Helle, meile oma keha lugu. Ja mina olen natuke teistsuguse kehaga ja mina sündisin siia ilma siis nii, et minu sõrmed ja varbad ei olnud välja arenenud. Ja mitte lihtsalt, et täna nad on nagu sõrmed, on ju, kuigi nad on teistsugused sõrmed, siis 4 näppu olid täiesti nagu labakinnas. Ja tegelikult ma 2 või 3 aastaselt, ma ei teagi täpselt, tehti mulle väga palju erinevaid oppe, võeti siit külje pealt nahka, et nendest saaks üldse sõrmed. Ja noh, ilmselgelt on see ju mind kandnud, aga huvitav on jällegi see, et rääkides sellest, et võta paus ja vaata, mis praegu sinuga toimub, siis alles 30-ndates, kui ma läksin terapeudi juurde, on ju, siis terapeut küsis, aga Helle, et kuidas on olnud üles kasvada nende kätega? Ja siis mul oli nii, las ma mõtlen. et see on ju olnud kogu aeg minu osa, aga kas ma olen võtnud hetke, et päriselt mõelda, mida see on mõjutanud. Ja no tänaseks ma tean, et see on muidugi kõike mõjutanud, et kogu see, mis ma enne mainisin, et teiste arvamuse järgi elamine, teistele meeldida proovimine, selline nagu soov olla normaalne, et see on ju kõik sellest tulnud. Et mitte, et inimesed, kellel on füüsiliselt kõik korras, ei mõtleks nendele asjadele, kindlasti mõtlevad omadel põhjustel, miks nemad ei tunne, et nad on piisavad, on ju. Aga jaa, minu puhul oligi see, et ma mäletan seda, et ma kuidagi kogu aeg proovisin kuuluda. Ja ma elasin hästi läbi, kui mind näiteks kuskil ei kutsutud ja ma kohe esimese asjana arvasin, et see on mu sõrmede pärast. Et noh, selles lapse maailmas sa ju ei mõtle, kuidas päriselt elu on. Et ongi inimesed, kes sobivad kokku ja mis iganes, on ju. Aga selles maailmas sa mõtled ainult sellele ühele puudusele, mis sina oled enda peas otsustanud, et on sinu uskumus, on ju, ja sinu piirang. Ja ma tõesti nagu proovisin kõike, ma käisin isegi klaverimängutundides, on ju, ma lihtsalt tahtsin nii normaalne olla, et kui ma läksin sinna ma mäletan, et see naine oli hästi vana, võib-olla ta ei olnud 80, aga sellel hetkel ta tundus mulle 80, sest ma olin ise nii noor. Siis ta oli nii, issand jumal, kuidas ma umbes õpetan sind nagu klaverit mängima, sul ei olegi umbes sõrmi, on ju, ja aga mul oli nagu see, et ei, et mul umbes sõbranna käib klaveritundides, et mina pean ka õppima, sest see on normaalne, on ju. Ja noh, niimoodi ma toimetasingi ja ma kogu aeg võtsin endale uusi projekte ette ja kogu aeg siis üritasin nagu näidata endale ja teistele siis ka, et ma olen normaalne, on ju. Ja siis alles 30-ndates sain aru, et noh, lihtsalt absoluutselt ei tunne, et sa oled piisav ilma selleta, on ju. Et ei oska absoluutselt olla lihtsalt niisama. Tegelikult absoluutselt ei tea, kes ma olen, sest ma olen terve elu lihtsalt olnud sellises ellujäämismõudis. Et see põhjus, mis ma sain siis nagu aru, miks ma ei mäleta oma lapsepõlvest midagi,
oli see, et ma ju kogu aeg mõtlesin, olin sellises stressiseisundis, et kogu aeg mõeldes nagu, mismoodi ma välja paistan, mis toimub. Ma ei suutnud ühtegi mälestust endasse tegelikult ju niimoodi teadlikult salvestada. Ja siis ma pikalt veel arvasin, et äkki ma ei mäleta sellepärast, et midagi on nagu nii halvasti juhtunud, et ma olen ära blokeerinud. Ja siis nüüd, kus ma olen teinud seda tööd teraapias ja vabastavas hingamises ja igal pool, siis ma nagu nüüd järjest rohkem mäletan oma lapsepõlvest ja siis on nii tore nagu teada, et nii palju positiivset oli. Et aga lihtsalt see oligi see, et ma sellel hetkel ilmselt alateadvus lihtsalt tema kogu energia läks sellele, et jääda ellu nagu selle teistsuguse kehaga, on ju. Ja tihtipeale ka, millega ma saadet alustasin, et inimesed ütlevad, et aga sa oled kogu aeg positiivne olnud, või et sulle tundub, et sul tuleb kõik nii kergelt. Et taustaks on ju mul ikkagist käinud hästi palju neid mõtteid, et ma pean tegema seda, et olla väärt ja ma ei tohi seda teha, sest siis kuidagi inimesed mu ümber kaovad ja ma jään armastusest ilma, ma jään üksinda, on ju. Et kõik sellised alateadlikud asjad on nagu hästi tugevalt muga kaasas käinud ja kindlasti käivad ka täna mingil määral, et see töö, ma arvan, ei lõppe selles mõttes kunagi, et kuskilt tuleb ikka midagi ülesse. Aga see on nagu äge progress olnud, nagu mis tegelikult on 5 aastat on see, kus ma olen teadlikult sellega tegelenud, et mis tegelikult on võimalik sellega. Et öeldakse, et sa ülehindad seda, mis sa aastaga saad teha ja alahindad, mis sa saad umbes 3, 4, 5 aastaga teha. Ja nii ongi. Et ma nagu ei oleks arvanud, et see nii kiiresti nagu et ma võin täiesti teistsuguse mindsetiga, täiesti teistsuguse ellusuhtumisega, teistsuguse julgusega olla see, kes ma päriselt olen. Ja kui ma kuulan sind ja vaatan, kuidas sa särad seda kõike rääkides, siis see annab aimu sellest, et sa oled saanud läbi selle iseenda muutuste, nagu sa ütled, need väiksed sammud, iga kord selle eduelamuse, kas ma saan õigesti aru, ja see omakorda toidab seda, et teha järgmisi muudatusi, sest sa juba tead, et sa saad ja sa tead, mis tunne see on, eks ju. Kuidas sinu vanemad selle olukorraga toime tulid? Oli sulle toetav perekond, kui sa kasvasid selliste eriliste kätega? Ja ma kohe vastan sellele, aga ma ütlen ühe asja veel, et ma olen ka otsustanud, et ma ei lähe äärmustesse. Et ma olen saanud neid eduelamusi, aga ma olen ka otsustanud, et ma hoiaks kogu aeg tasakaalu. Ma võin selle alateadvuses ja minevikus sorkimisega nagu väga palju tegeleda. Aga ma tegelen sellega täpselt nii palju, kui vaja on. Et kui tekib ikkagist tugevam probleem ja ma ei saa sellega nagu tavapäraste viisidega hakkama, siis tuleb minna kuskile konstellatsiooni või ma ei tea, teraapiasse on ju, ja tegeleda sellega. Et võib-olla see ka nagu selline oluline koht, et alati on võimalik minna äärmustesse, ma näen nii palju neid inimesi, kes lähevad äärmustesse. Eriti kui sul on midagi juhtunud, siis sa nagu mõtled, et ma olin nagu businesswoman ja nüüd mul nüüd juhtus midagi ja nüüd ma lähen nagu full on spirituaalseks ja kaon sinna maailma täiesti ära. Et selle ma otsustasin ka suhteliselt alguses ära, et mina olen siin keskel. Ma tahan olla spirituaalne, aga ma tahan olla ka maa peal, on ju. Ja et ma nagu seda balanssi kogu aeg otsinud. Aga vanemad olid väga toetavad, et ma ei mäleta siis, kas see oli mu ema või isa otsus, aga nad kuidagi otsustasid võib-olla koos siis, et nad ei tee minu eest midagi ära. Et ei pane nad mul nööpe kinni, ühesõnaga, nad ei tee nagu midagi sellist minu eest ära. Kuigi tegelikult, olgem ausad, kõik heegeldamistööd tegi mu ema, sest ma lihtsalt ei viitsid teha neid. Aga üleüldiselt ikkagi, nad oli kuidagi nii, et sa oled normaalne, sul ei ole nagu midagi viga, sa saad ise hakkama. Ja see ongi nagu ühelt poolt on ju, võib-olla see tugevus muutus liiga suureks tugevuseks mu jaoks, on ju, et ma pean kogu aeg ise hakkama saama, on ju, et see on ka nagu kunst õppida oma tugevusi, last ma vahepeal nagu vabaks, et ma tegelikult ju ei pea alati ise hakkama saama ja on okei küsida abi aga samas nagu ma arvan, minu seisukorda arvestades nagu ainuõige viis, kuidas nagu kasvatada nagu füüsiliselt erinevat last, on ju. Mitte kasvatada teda ohvri mentaliteedis, et sul on vaja teisi selleks, et elus hakkama saada. Aga tõesti, tegelikult sa saad kõigega ise hakkama. On ju? Ja see on nagu, ma olen hästi tõesti väga tänulik. Ja üleüldiselt sellist, et nagu, ma arvan, et selline turvatunne ja kõik nagu on selles mõttes olnud olemas. Et mitte, et nagu ma olen ideaalsest perest, kindlasti ei ole. Ja seal on igasuguseid traumasid, mis minuga kaasas käivad. Aga selles mõttes, kui me räägime just mu kätest, on ju, ja ka varvastest, siis
ma arvan, et ei olekski saanud paremat otsust teha. Et üks hetk ilmus üks artikkel ühest naisest, kelle laps sündis ka sarnases olukorras nagu mina. Ja siis ma kirjutasingi talle, et tere, mina olen Helle, ma olen 30, ma ei tea, 3 või ma ei mäleta, palju ma olin siis. Ja ma lihtsalt ütlen, et mina olen nii üles kasvanud ja parim asi, mida minu vanemad minu jaoks teha said, oli see, on ju. Ja siis ta oli nii tänulik, on ju, sest kui sa näed, et tegelikult nagu täiesti võimalik on sellisest olukorrast üles kasvada nii, et sa oled täitsa normaalne inimene, on ju, siis sul on ka endal võib-olla see, et mu lapsega saab kõik korda, on ju. Ja see on võib-olla see ka asi nagu, mida ma ka tahaks võib-olla tänasest tuleks kaasa, on see, et ükskõik, mis su taust on, ükskõik kui raske sul on olnud lapsena, mis iganes on sinu minevik olnud, sul on alati võimalik otsustada, et see ei ole su tulevik. Et minul oli selles mõttes hästi, et mul oli toetav pere. Aga isegi kui sul ei ole olnud seda pere, siis täna sa saad otsustada, et sa oled ise enda jaoks olemas ja sina lood oma maailma ja kõik tegelikult, ma ei tea ühtegi probleemi, millele maailmas ei oleks täna vastust. Sa pead olema ise otsustama, et see on sinu vastutus, muuta oma maailma, otsustama, et sa tahad mingit muutust ja sa leiad need lahendused. Kas sa leiad need kohe või sa leiad need 2 aasta pärast, aga kui sa oled ära otsustanud, need lahendused tulevad sinuni. Ja nad tulevad täiesti ootamatutest kohtadest. Lihtsalt kõige olulisem on, et sa ei jääks ohvri mentaliteeti ja ei jääks sellesse, et kui mina oleksin jäänud sellesse, aga mul on nagu sõrmed sellised, nagu nad on, mis siis, et ma tunnen, et mul on nagu tervise mõttes nagu palju maailmale anda, aga ma ei hakka ju ometi podcasti tegema või Instagramis ennast nagu näitama, sellepärast, et jumal küll, ma olen füüsilise, ütleme, ma ei tea, puudega, on ju, füüsiliselt teistsugune. Nagu kõik need inimesed, keda ma tegelikult tean, et ma olen täna mõjutanud, oleks jäänud mõjutamata. Aga nagu selleks oli vaja otsust, et see kuidagi ei hoia mind tagasi, mis minu kuidagi olukord on ju. Ja ei tasugi jääda nendes asjades kinni. Vahest on vaja minna sinna tagasi, et mõista, miks mingid mustrid on tekkinud ja kuidas ma saan need mustrid ümber kirjutada. Aga pigem, mis coachi nagu suur eelis võib-olla terapeutidel on ka, kuigi terapeutid on oma kohal hästi vajalikud, on see, et ja sa saad paralleelselt töötada mõlemaga, on see, et aga kuidas ma saan edasi? Mitte see, et kuidas ma saan minevikku lahendada, aga kuidas ma saan edasi? On ju? Sest see on tegelikult nii oluline, see tuleviku energia tõmbab meid, on ju? Ja kuidas ma päriselt saan muuta oma tulevikku ja olevikku. Sa oled täna täiega majakas, kui ma jälle lihtsalt, ma ei tea mitmendat korda juba ütlen, kuidas sa särad, kui sa kõike seda jagad ja ma näen, et see on nii suur kingitus ja väärtus maailmale, et sa räägid seda oma lugu ja süstid justkui seda lootust. Kellegil on vahel vaja väljaspoolt seda väikest sutsakat, kes siin saadet kuulab, see, et see on võimalik, seda saab teha. See tundub sinu selline hingekutse, mida sa praegu teed, see tervise teema ja sinu podcast. Kas sa ei sündinud ju selle ala peale? Sul on hoopis turundustaust. Tee meile palun selline väike kokkuvõte sellest, et kuidas sa jõudsid sinnamaani, et sinust sai tervise arengu treener? Kuidas sa terviseni jõudsid? Jaa. See on selles mõttes jällegist ka hästi tugevalt seotud mu kätega, et kuna ma ju ei olnud ükski hetk mõelnud sellele, et kes mina ise olen ja mis ma tahan, ega ma läksin ülikooli ka niimoodi, et ma olen ühiskonnaõpetuses, olen hea, on ju. Ja tegelikult mulle hästi meeldis bioloogia, mulle hästi meeldis keemia, aga ma sellel hetkel ikkagi arvasin, et ma ei ole piisavalt tark, et nendes erialades hea olla. Kuigi nagu sisemine drive juba siis oli tegelikult olemas, on ju. Ja siis ma ei teadnud ju, mis ma teha tahan ja siis ega ma nagu arvasin, et ega ma nagu ei sobi ka mingiteks tähtsateks erialadeks, on ju. Siis ma läksingi õppima ju alguses üldse, ma ei tea, kuidas seda kutsuti sellel hetkel, haldusjuhtimine või ühiskonna, riigiteadused. Ma väga kiiresti sain aru, et see ei ole üldse minu teema ja ma läksin veel suhteliselt vara nagu praktikale riigiasutusse, kus mulle öeldi, mida ma võin selga panna ja kuidas ma võin käituda ja siis mul oli niimoodi, et okei, see on nagu nii vastand mulle. Ja siis selle vastand oli turundusmaailm ja agentuurid. Ma vaatasin neid agentuure, mis asja nagu kõik mingi lihtsalt nagu möll käib nagu nii põnev, üldse mingit rutiinsust pole, bürokraatiat ei ole.
minu nagu otsused käisid seda pidi üldse nagu mitte see, et mulle hullult meeldiks turundus. Mis mul turunduses meeldis hästi, oli see, et oi, aga seal on mingid tarbijauuringud ja sa nagu lähed tarbijasse sisse, mida ma olen ka nagu nüüd aru saanud ja mida ma täna ju ka teen, ma lähen nii tugevalt nagu inimese hingadesse, on ju. Et ilmselt nagu see oli küll selline nagu siduv joon nagu, aga jaa, ma läksin turundusse sellepärast, et see oli täiesti vastand selle riigiteadusele, ega seal ei olnud nagu mingisugust suuremat nagu mõtet taga. Ja turunduses oligi jah niimoodi, et mis mind paelus seal oli see, et kuna ma olin agentuuris, siis mitte ükski nagu nädal ei olnud samasugune ja siis kogu aeg nagu toimus midagi ja ma olin selles töös hea ja kuidagi nagu oligi, et ma sain kuidagi, ma ei tea, käia mingitel esinemistel, on ju, mulle väga sobis see ja siis, aga noh, mingi hetk ma sain aru, et see absoluutselt pole minu teema, siis ma ikkagist kündsin seal veel 4-5 aastat edasi et sest ma olin ju selles hea ja see oli mugav. Ja mis siis, et sisetunne ammu ütles, et sa teed midagi, mis nagu pole sinule. Et ainuke asi, mis mind toitis, oli nagu positiivne tagasiside teistelt, mis on nii tihti ka nagu see, mida ma näen. Et see pole üldse see, mida sa tegelikult tahad, aga kuna sa saad seda kinnitust ja välist nagu kiitust, siis sa nagu lähed edasi. Ja siis oligi nii, et ma ju olin lõpuks ärevusooga rase, on ju. Ja siis, kui ma nagu lõpetasin selle peatüki ära, siis ma teadsin tegelikult, et ma ilmselt ei lähe tagasi. Ja siis see otsus, et hakata täiesti nullist, oli tegelikult päris raske otsus, aga kuidagi ma olin otsustanud jällegi, ma otsustasin, et edaspidi ma teen asju, mis tulevad nagu tõesti minu seest. Ja ma jõudsin selle tervise teemani, sellest ma juba rääkisin, kuidas ma põhimõtteliselt jõudsin selleni, et see on minu jaoks väga oluline teema. Aga et mida ma siis teen? Ma alguses mõtlesingi, et oota, pilatesest ma sain ju nii palju abi, et äkki ma lähen pilatese treeneriks õppima, on ju. Aga siis kuidagi ma kuulasin igasuguseid podcast'e ja siis jõudsin mikrobiomini. Ja siis mul oli nii, et ma sellest maailmas pole ikka nagu mitte midagi kuulnud, et see mikrobiom on nagu küll next best thing, on ju. Ja siis ma mõtlesin, ma toon ühe selle USA mikrobiomi ettevõtte Viomi, et ma toon selle Eestisse. Et ma sain aru, et see päris nii lihtsalt ei käi. Ja siis ma kuidagi sattusin Elsaviisse, mis siis Eestis teeb nüüd mikrobiomi teste ja hakkasin sinna turundus nagu teenust pakkuma väikese kohaga teise lapse kõrvalt siis. Ja siis neil oli selline asi nagu tervisekiirendi, kus siis inimesed tulid sisse, tegid mikrobiomi analüüsi, tegid vereanalüüsi, siis olid 8 nädalat mingis koolitusprogrammis sees, nad said endal coachi ja nad said endal toitumisterapeudi, siis lõpus tegid uuesti need analüüsid. Istun seal oma turundusmüts peas ja siis nagu vaatan seda ja viskan õhku nagu, issand, kui lahe oleks olla nagu coachi ja toitumisterapeudi mingi vahepealne asi, et sa nagu oskad inimestest välja tuua selle, mis nende sees on. Nad leiavad ise oma motivatsiooni ülesse, mitte see, et sa ütled, mida teha. Ja samas jumal äge, kui nagu toitumisterapeut nagu ju päriselt teab ka nagu, kuidas inimese keha töötab. Aga samal ajal ma mõtlesin, et ma ei taha olla toitumisega seotud. Ma olin selles mõttes juba jõudnud sinna, et see ei ole kunagi ainult toitumine, et see keha on tervik. Aga siis see jäi sinna. Ja umbes 3 päeva hiljem siis ma kuulsin ühte podcasti, kus siis sama kooli juht siis, kuhu ma lõpuks õppima läksin, rääkis seal oma koolist ja et neil on füüsiline, vaimne, spirituaalne tervis ja et coaching on ju. Siis ma olin, okei, lähme kuulame lähemalt, siis neil oligi, et käisin ühel webinaril, siis nad lõpus ütlesid, et jaa, et me avame nagu kandideerimise meie kooli ja et see maksab 10 000 eurot. Ja siis mul oli nagu nii, et okei, et ma olen nagu lapsega kodus, on ju, ma olen otsustanud, et ma tööle tagasi ei lähe, on ju, sinna vanasse tööle, aga ikka paneme ju see 10 000 eurot, mida mul põhimõtteliselt ei ole, on ju, niimoodi niisama taskust võtta. No paneme siis selle sinna alla ja siis loodame, et sellest kasvab välja mingi äri, nagu, mille pealt ma siis lõpuks saan ka oma arved ära makstud. Ja mõtled nagu Eesti elanikkonna peale, keda on nii vähe. Siis mõtled, et vaatad, kas health coach on Eestis mingi alla 5 leidsin, on ju. See on nagu täiesti pöörane, aga sisetunne lihtsalt karjus ja ja ma ei ole hetkekski seda otsust kahetsenud, et ma arvan, et see 10 000, mis ma maksin, see lihtsalt juba enda arengu mõttes juba tasus ära, on ju. Aga jah, see kuidagi ongi, siis ma kuulasin, mis elu mulle tõi, ma olin ka mingid otsused ära teinud enda jaoks, siis ma olin avatud nendele asjadele, ega muidu see ju ei märka neid elumärke, on ju, kui sa ei ole nagu avatud. Ja nüüd pärast seda ma niimoodi veeretangi ennast nagu kogu aeg sisetunde pealt, lähen järgmise projekti juurde.
ja sisetunne veeretas sind ka sinu selle beebini, mille sees meie täna sinuga istume, podcast Tervise Progress. Palun räägi sellest, kuidas sündis Tervise Progress, kus sul tuli see idee, et sa võiksid podcasti teha ja kas see oli algusest peale kohe nii, et teeme, lähme? ja, no see sündis sellepärast, et mina isiklikult arenesin hästi palju kuulates USA podcast'e ja mul oli kogu aeg seal nii, issand, ma ei teadnud seda, appi ma ei teadnud seda, on ju. Oi, see on nii põnev, miks keegi ei räägi sellest. Huvitav, kas Eestis on ka mõni inimene, kes teab sellest, on ju. ja siis, kui ma olin ära õppinud saanud oma kraadi kätte, tegelikult ma veel ei olnud lõpetanudki, siis ma otsustasin, et okei, Eestis on vaja seda. Siis ma otsisin Eestis ka neid podcast'e ja lihtsalt ei leidnud, kes nagu tervikut vaataks ja kuidagi avaks teemasid, mida nagu väga palju tervise kohta ei räägitud. Ja siis sündis väga kiiresti, et nagu see võiks olla midagi, mida ma teen, pluss ma olen ju nagu täiesti null, ma olen nobody siin nagu maastikul, tervise maastikul, et siis ma saan ju ka nagu istuda teispool lauda ekspertidega, sest mina sellel hetkel ju ei olnud ekspert, on ju. Ja sest ekspert peab olema, on ju, et tervisega tegeleda. Ja siis ma otsustasin, et davai, ma teen selle, siis otsisin veel sellel hetkel mul oli 3 inimest, kelle käest ma julgesin siis küsida, et kuule, mul on siuke mõte, et kas sa tuled mulle salvestusele. Salvestasin 3 osa ära maikuus ja lihtsalt ei julgenud neid lasta eetrisse ja lükkasin kogu aeg seda deadline'i edasi ja siis mõtlesin, et ei, oktoobris, siis kui mul on tegelikult kraad käes, on ju, et siis ma lasen selle nagu välja. Siis panin endale siis umbes juunis selle deadline'i, et oktoobris lasen, sest muidu kui mul ei ole kraadi käes, ega ma ju ei või teha neid saateid, on ju. See on ka nagu hästi selline tüüpiline mõtlemine. Ja siis ma lõpuks lasin selle välja, ma mäletan, et mul nagu käed värisesid, nagu kõik nagu, ja siis ma pidin ju veel, mitte pidin, aga ma sain aru, et ma pean oma näoga välja minema. Ja sest ma mäletan ka esimesed Tervise Progressi kujundused, mis ma saatsin oma sõbrannale, seal polnud mind, on ju. Siis ma sõbranna ütlesin, loll oled või? Nagu sa pead enda näo sinna panema, see on sinu oma ju. Ja ma olin ikka nii ebakindel, et ma isegi tahtnud enda nägu sinna panna. Ja ütleb mulle selle ära ja siis ma ütlen, ma saan aru tegelikult, et see on täiesti loomulik, on ju, et siis ma panen sinna oma näo, aga see ei olnud isegi mul mõttesse, on ju. Et see algus oli ikka nagu väga eneseületus üldse võtta telefon kätte, hakata Instagramis nagu rääkima, et mul tuli mingi mikrobiomist mingi saade välja ja siis, aga see huvitav osa selle juures oli see, et ma arvan, et detsembriks mul oli nagu nii, et ma ei mäletanud isegi, et peaks olema ebamugav salvestada või et peaks olema ebamugav võtta telefon kätte ja rääkida sellega. Et see tegelikult ongi nii, et see hirmumägi, see teadmatuse ees, see teiste arvamuste ees ja nagu enda enesekindluse nagu kõik selline nagu leidmine uues kohas, see on nagu, see nagu, see võib niimoodi ära varjutada. Ja kui sa ei otsusta, et sa lähed sellest läbi, sest sa tegelikult ju ei tea, mis seal teisel pool on. Seal teisel pool hirmumäge võib olla midagi väga ilusat ja sa kunagi ei tea ja siis sa arvad, et seal on midagi hirmsat. Et siis ma mäletan, ma otsustasin ära, et võib-olla seal on hoopis midagi ilusat. Lähen siis sellest nagu suure ärevusega läbi, on ju, samas ärevusega, mitte ärevusega. Ja tegelikult oligi midagi väga ilusat ja ma harjusin sellega nii kiiresti ära, et pärast seda nagu suured hirmsad otsused ei ole enam olnud üldse nii hirmsad. Ja seda ma näen ka oma klientide puhul, et tegelikult, kuidas seda öeldakse, et success anywhere is success everywhere või? Et nagu mingi, et kui sa kuskil nagu saad selle eduelamuse kätte, siis see kandub nagu teistesse kohtadesse üle, siis ma arvan, et see on minu puhul nagu väga, väga vett pidanud ja näen, et klientide puhul ka tihtipeale see nii on, et nad saavad ühe eduelamuse kätte, siis on neid teisi asju nii palju lihtsam teha. Mis seal mäe taga oli? Mida sa enda kohta oled teada saanud oma podcasti tehes? Mida ma olen enda kohta teada saanud? Ma olen vist lihtsalt õppinud ennast veel rohkem usaldama ja julgema olla, kes ma päriselt olen. Sest ma kuidagi algusest saadik tegelikult ei ole üritanud teha mingit teist nägu. Et ma olen ikkagi üritanud olla autentne, mis siis, et seal oli nagu väga palju ärevust taga ja ilmselgelt ärevus ei luba sul olla päris ehe. Aga siiski nagu ma ei ole üritanud olla keegi teine. Ja siis kuna ma teadsin, et ma ei ole üritanud olla keegi teine, aga samas mul neid jälgijaid tuli ja kuulajaid, siis ma sain aru, et aga võib-olla ongi grupp inimesi, kellele ma tegelikult sobingi. Ja võib-olla neid ei ole palju, aga neid on.
ja tegelikult on ju äge, ole siis edasi nagu sina ise ja need, keda sina nagu, kellele sa sobid, need tulevad ja kõigile sa ei peagi sobima ja see on okei. Ja need inimesed, kellele sa sobid, oled sa koondanud täna ka oma, kuidas sa nimetad seda, on sul see mentorgrupp või ma tean, et sul on üks niisugune kogukond? Ja selle kogukonnaga ma tahtsin seda katsetada. Ja. Aga päris aus vastus on see, et ma ilmselt selle lõpetan ja see on sellepärast, et ma lihtsalt mul ei ole selle jaoks lihtsalt ressurssi, sest kogukonna üleval hoidmine nõuab hästi palju energiat ja mulle tundub, et mul on võimalik mõjutada palju rohkem elusid hoopis teistmoodi. Ja võib-olla see kogukond tuleb kunagi mu juurde tagasi mingil teisel kujul, aga täna ma tunnen, et mul on nii palju anda teistes kohtades. Ja siin taga jälle ma kuulen ühte julget otsust, et ka see, et kui sa oled võtnud alustada kogukonda, et sul ei ole seda kuidagi survet, et nüüd ma pean seda elu lõpuni vedama, vaid sa oled saanud kogemuse ja siis sa saad otsustada, kuidas sa sellega edasi lähed. Aga see natukene on ikkagi seda tunnet, et kas ma vean kedagi alt ja siis ma tuletan endale meelde, aga kas ma vean ennast alt. Et mida sinu süda tegelikult ütleb ja sisetunne ja siis tuleb see otsus tegelikult väga kergelt. Et jah, võib-olla on inimesi, kes ei ole sellega rahul, siis on ju, kes on nagu kuidagi otsustanud juba oma peas, et nad investeerivad oma aega sinna. Ja muidugi ma mõistan ka neid, aga kui ma olen otsustanud, ma enam ei lähe oma sisetunde ja selle vastu ja ma ei hakka minema seda teed pidi, kus ma tunnen, et ma põlen läbi jälle, on ju, sellepärast, et ma olen kuskile nagu teiste pärast nagu lubanud midagi. Ja siin ei ole ka seda kohta, et oi, aga miks ma siis üldse alustasin või nii, vaid sest seda kogemust oli vaja, sest enne sa ei teadnud. Täiega oli vaja. See aeg sinuga on läinud lennates, mul lihtsalt nii mõnus olnud sinuga vestelda ja ma olen saanud ise nii palju taipamise inspiratsiooni, et veel kord lihtsalt nii suur kingitus oled maailmale sellega, et sa oled see, kes sa oled, sa julged ja et sa jagad. Räägi veel siia lõppu, sinu kuulajad teavad sinu podcasti, aga kuidas sind leida võib ja mis on need kanalid, kus kohast sind tegelikult jälgida saab? Ma hästi tegelikult kutsun olema minu kirjasemu. Sest ma tegelikult iga neljapäeva hommikul saadan kirja ja ma olen alati ka mõelnud, vaatad need uskumused enda kohta, et ma ei oska laulda ja ma ei oska kirjutada ja isegi kui ma tegelikult võib-olla ei oska, võib-olla see, kes inimene, kes nagu teab kirjutamisest midagi, võib vaadata, et nagu kuule Helle, nii ei kirjutada, aga ma ise nagu hästi naudin nende neljapäevaste kirjade kirjutamist, sest ma teen seda täpselt nii, et mul tunne on praegu selline, et ma tahan seda öelda ja siis ma ütlen seda täpselt nii, nagu ma seda tahan öelda. Ja ühesõnaga ma ühelt poolt kutsun sinna, et siis tervisearengutreener.ee, siis sa saad sealt uudiskirjaga, mis ei ole ka uudiskiri, see on nagu nädalakiri, ütleme siis nii, liituda. Ja ma tegelikult ka hästi julgustan kaaluma coachingut. Mitte sellepärast, et ma tahaks sulle müüa oma coachingut, aga ma lihtsalt näen, et see nagu töötab väga hästi. Et kui sul on reaalselt soov muuta oma elu, oma käitumist, ja sa tunned, et sa üksi teeksid seda väga kaua, siis su elu on nii lühike ära oota nagu pikemalt selle osas, et ma tegelikult ei võta üldse palju kliente vastu, et selle jaoks, et mul ikkagist oma nii-öelda practice what you preach on ja, et mul ikkagist oleks enda aega maandada ennast, olla, toetada oma tervist ja heaolu, oma perega olla, et siis ma ei võta tegelikult üldse palju inimesi vastu, aga jaa, see on see koht, kus ma tõesti nagu väga kutsun ja see võib olla võõras ja hirmus, sa ei tea, mis on, sest sa pole seda kunagi kogenud, aga nüüd ma julgen seda, ma olen nüüd 1,5 aastat on ju coachinud ja nüüd ma julgen seda ka selles mõttes tõesti nagu välja öelda, et ma näen ju neid tulemusi, mis klientidel on ja selleks ei ole üldse väga palju aega vaja nagu, et seda koostööd teha, et tõesti ma usun sellesse investeeringusse väga. Ja kui mina sulle ei sobi, siis mina kellegi teise juurde, aga see on nagu tõesti üks asi, mida nagu Eestis, mis on võõras eestlastele, coaching, üldse tervise coaching, aga mida ma väga soovitan. Ja muidugi terviseprogress.ee lehel on erinevad kursused, et kui sa tunned praegu, et coaching ei ole päris sinule, et siis ma ikkagist oma teadmisi kuidagi olen nagu üritanud vaikselt nagu koolituse vormi ka panna.
ja muidugi mulle täiega meeldib käia esinemas ettevõtetes ja üritustel, sest ma näen inimesi siis ja ma saan kuidagi sellest energiast hoopis teistmoodi anda. Et see podcast on üks versioon, kuidas ma saan anda nagu edasi seda inspiratsiooni ja energiat ja mõtteid ja ka see päris esinemistel käimine on nagu tõesti see, kus on hoopis teine energia, hoopis teine tunnetus, et ma arvan, et sa ise oled seda ka kogenud, et kui sa oled ikka päris inimestega koos, siis see on nagu hoopis teine teema, on ju. Et jaa, et kui põhimõtteliselt tervisearengutreener.ee on see, kus kõigele sa leiad kuskile mingisuguse tee. Instagramis ka, ma tean, sa oled päris Instagramis ja Terviseprogress nime all, jah. Nii et hea kuulaja, palun jaga seda episoodi, jaga nii nagu jaksad, sest siin on lihtsalt nii palju inspiratsiooni, et selle enesele hoidmine on nagu võib-olla veits niisugune, et ei ütlegi seda sõna, saad isegi aru. Aitäh sulle, Helle, aitäh, et sa oled, aitäh, et sa jagad, et sa avad ja et sa oled nii julge oma enese looga ja oma enese näoga olema väljas. Ja kes teab, kuhu edasi. Eks kohtume jälle. Mina olen väga tänulik selle võimaluse eest, selle vestluse eest ja näeme siin või sealpool eetrit.